Tere kõigile, siin on Theastic Project. Just paar hetke tagasi jõudsin ma koju, käisin Soomes sellisel üritusel nagu Nordic Fitness Expo. Et tänases videos ma annan teile väikse sellise ülevaate, mis see aasta seal toimus ning räägin ka sellest üldse üldiselt, et mis üritus see on, mis seal näha saab ja nii edasi. Et me oleme seal juba korra tegelikult käinud 2 aastat tagasi. Test. Võib-olla võrdluseks sellega on meil ka kanalis paar videot juba olemas. Kuna mul ei olnud enesetunne kõige parem selle Soome reisi jooksul, siis ma ei teinud seal kohal sellist vlogi stiilis videot, vaid nüüd ma annan teile pärast tagant järgi natukene ülevaadet sellest siin. Võib-olla alustuseks, et üldse inimestele, kes ei tea, millega tegu on, siis Nordic Fitness Expo on selline Põhjamaade kõige suurem fitness-üritus üldse, mis toimub iga aasta sügisel. Nüüd Nordic Fitness Expo on jagatud 2 ossa. Üks osa on selline kommertslik pool nagu messihala fitnessiga seotud ettevõtetele ja üldse teenusepakkujatele, toidulisandite firmadele ja nii edasi. Ja nüüd teine pool on siis võistluste pool ning seal on siis nii amatöörid, Soome meistrivõistlused kui ka siis Nordic Pro, kus on siis põhimõtteliselt profistaatuses olevad kulturismi ja fitnessi sportlased. Üldiselt minu arust on see, ütleme nii, et see on nagu kohustuslik käimine inimesele, kes just tunneb huvi selle vastu, et võistelda. Et võib-olla niisama jõusaalis käia, kes ei soovi võistelda, võib-olla tema ei saa sealt nii palju, kui saab siis otseselt võistleja. Ja minu arust on see kõige tähtsam osa seal, et need võistlused on väga kõrge tasemega. Põhimõtteliselt võib öelda, et seal on koos selline Põhjamaade geneetiline koorekiht. Ja eriti amatööride seas on juba tegelikult läinud tase. Ma ütlen, et see on väga võrreldav juba Euroopa ja meistrivõistluste tasemega, mis seal on. Et tõesti selles suhtes see on väga kõva koht, kus võistelda. Ning samuti ka just olla vaatlejana seal, näha inimesi, kes on võib-olla juba seal tipu lähedal. Nüüd, kui rääkida konkreetselt sellest aastast, et millised olid muljed, siis muljed olid sellised mingis mõttes head, mingis mõttes halvad. Et alustades näiteks Expoga. Expo pool on siis see koht, kus on erinevad toidulised brändid, personaaltreeningud, koolitusi pakuvad ettevõtted, fitness, mingid trenniriided ja nii edasi. Et kui ma mäletan sellist emotsiooni 2 aastat tagaselt messilt, siis see aasta võib-olla mina seda emotsiooni ei saanud ja see on ühes mõttes sellepärast, et mind enam nagu ei paelu võib-olla sellised asjad, et see kommertslik pool, need toidulisandid, need ei ole kunagi nagu mind väga huvitanud, lihtsalt esimene kord oli selline uus huvitav. Et see aasta oli seal natukene minu jaoks juba kõik nähtud ning see olnud nagu see, mille pärast ma sinna läksin. Et kindlasti inimesed, kes lähevad sinna esimest korda, neil on huvitav vaadata, näha kõiki, kes pakuvad oma tooteid ja nii edasi. Aga jah, et ma juba eos ei lähe nagu sinna niisama selle Expo melu pärast, et see on pigem asi, mis mind ei kõneta. Nüüd, miks on see Expo nagu väga lahe koht, kus tegelikult olla, on see, et kui sul on kuskil Põhjamaades mingid suured iidolid, kuulsamad sportlased siin fitnessalal, siis seal on võimalus neid näha. Et ma tean, et Karinile väga meeldib Pia Pajunen, kes on siis Soome selline fitness-star, et tema oli seal kohal, tegi pilte, rääkis oma inimestega, et sellised võimalused on ka seal olemas. Loomulikult muutub aastat aastale see Nordic Fitness Expo ja Nordic Pro see võistlus ka eestlaste jaoks aina populaarsemaks, eks kui te sinna lähete, kindlasti kohtute ka Eesti fitness inimestega, näete neid laval võistlemas, saate äkki suhelda ja nii edasi, et see on kindlasti ka selline hea koht, kus näha ka eestlaseid lähemalt. Nüüd Expost on asi, et väike nõuanne kõikidele naistele, et kui te sinna lähete, siis seal on selline mitteametlik võistlus, et kes saab oma Gymsharki retuusid kõige kõrgemale tõsta. Rekordiomanikud on juba niimoodi, et rinna alt jääb umbes sentimeeter puudu, et päris kõva konkurents on seal ka, et sellest keegi ei räägi, aga kui te lähete sinna, siis võtke arvesse, et nii see on. Nüüd see osa, miks mina sinna läksin, mis mind huvitas, mida ma kõige rohkem kajastan siin videos, on just see võistluste pool. Et see on siis jagatud 3 ossa. Üks osa on siis amatöörvõistlused, kus siis saavad ka ükskõik kes, kust riigis saab kaasa lüüa, siis on Soome enda meistrivõistlused ja siis on veel eraldi siis Nordic Pro. Kindlasti tuleb ära mainida seda, et kui hästi läks eestlastel sellel võistlusel, et Eesti bikiinitarid noppisid 3 kuldmedalit. Oota, Mikko Õnnele rootseb sellega kuule. On või? Jah, just tegi. Vau. Mas võeti Soome ja... Johanna, wellness siis või?
bikiinis tegid eestlased põhimõtteliselt puhta töö, et esimese asjana tahan kõiki õnnitleda. Arida võitis kulla, Julia võitis kulla, Mari Pukk võitis kulla, nüüd just sain teada, et ka siis kes see on? Kulturismi... Kes see? Õnnela võitis 4. kulla ja täna on ka veel siis Ott võistleb täna, et võib ka lisa tulla. Et eile siis 3 inimest võttis kulla, kõiki õnnitlen. Julia oli veel supervormis, sai nii kaugel, et ta sai siis ka selle pro-kaardi, nii-öelda Elite pro-kaardi, et seda oli päris lahe näha. Nüüd terve selle minu külastuse tipphetk oli kindlasti Nordic Pro. Et üldsegi, kui 2016 me käisime seda sama üritust vaatamas, siis oli see natuke teistmoodi. Nordic Pro tähendas nagu, et seal olid prod, ehk siis IFBB prod, seal oli Men's Open bodybuilding ja siis absoluutselt maailma tipuliigast võeti inimesed ja pandi sinna võistlema. Et nüüd on läbi selle IFBB poliitika, kuna see muutus, siis on nüüd jagatud siis see pro-prod ja on elite-prod. Ütleme, et siis, kui ma ütlesin jaa, et ma tahan seda võistlust vaatama minna ja juba kõik diilid tegin ära nii-öelda, siis mul ei olnud meeles, et see põhivõistlus tuleb Elite Pro, et ma lootsin näha ikkagi Men's Open maailma tippe, kes võistlesid kas või olümpial just natukene aega tagasi. Et ma olin natuke muserdatud, kui mulle sellist üks päev meelde tuli, et oot, et see on ju Elite Pro. Aga ütleme ausalt, et see tase oli väga hea, väga meeldiv oli vaadata just nagu selles suhtes, et kui me räägime mingist bikiinist näiteks, siis mina ei eristanud Elite Pros mingit IFBB Pro täiesti taset või Elite Pro taset, et minu arust oli see tase oli väga ühtlane, kõik olid nagu supervormis, et selline pro staatus nagu paistis sealt lavalt väga hästi välja, et see on kindlasti ka eriti Eesti nagu naiste jaoks, kes võistlevad seal Elite Pro liigas, et see on kindlasti väga suur nagu hüppe, selline suur hüpe, et tasemevahe on väga suur, et seal on kindlasti väga raske murda ennast kuskile top 5 edaspidi, et kuna ikkagi seal on võite noppivad naised, kes on tegelikult AFB Pro staatus ära teeninud põhimõtteliselt oma visuaalse poolest. Selles suhtes pakub see võib-olla naiste liigade poolest vaatajale sama palju sellist huvi, kui võiks pakkuda ka pro-liiga. Mulle võib-olla olles seal juba korra eelnevalt käinud, näinud proffe ja nii edasi, et kindlasti see aasta, mis pakkus mulle eriti positiivse emotsiooni, oli mees, kelle nimi on Mika Sihvonen. Ta on soomlaste hetkel, ütleme, et üks parimaid kulturiste, ka nii-öelda väga rahvusvahelisel tasemel tuntud, et ta on Arnold Classicuid saanud võite top 2, ta lihtsalt pole veel AFB Pro'ks saanud ja nüüd ta võistleb seal Elite Pro sarjas. Et see mees pakkus küll väga võimsa võistluse, tegi supervormi ja kindlasti oli nagu mulle isegi veidi huvitavam vaadata kui lihtsalt neid tavalisi prosid. Nüüd võib-olla üritusest kokkuvõtvalt, et kindlasti see on kohustuslik kõikidele inimestele, kes tahavad võistelda Eestis. Ma arvan, et see on kõige lähem koht üldse meile, kust te saate näha sellist tipptasemel kulturismi ja fitnessi või just võistluste osas. Et kui te olete harjunud käima kas siis Eesti karikavõistlustel, meistrivõistlustel ja te käite seal sellepärast, et saada sellist mõnusat emotsiooni, mille pealt nüüd motipauguga teha oma parimad treeningud, siis kui ma arvan, kui te lähete sinna Nordic Prole ja Nordic Expole, et saate nagu selle sama emotsiooni, aga lihtsalt suuremas koguses. Et üritus ise on väga hästi korraldatud, kes ei ole nii võistlusfanatid, siis võite lihtsalt minna fitness-melu nautima, natuke paremate hindadega toidulisandeid ostma, niisama perseid vaatama ja tore üritus. Nüüd, kui te soovite saada natukene sellist intiimsemat sissevaadet sinna võistlustele, siis Ats Loodi kanalis kindlasti, ma ei tea millal, aga sinna kukub siis korralik veelog, kus ta on seal mitu päeva juba käinud vlogimas kaameraga ringi, et mul on selline lihtsalt ülevaade siin minu toas, aga kindlasti Atsi kanalist näete ühte lahedat vlogi. Nii aitäh vaatamast, kellele see võistlus tundus huvitav, siis olge järgmine aasta kohal ja kohtume juba järgmises videos.